Tervist! Jõusaalides ja paljudes kodudes on väga populaarseks treeningu abivahendiks jooksulint või tänase video kontekstis siis pigem kõnnilint, millel saab reguleerida liikumise kiirust ja paremal juhul ka kallakut. Tavaliselt kasutatakse antud agregaati jõusaalis ja ka kodus tasapinnaliseks kõndimiseks või siis jooksmiseks. Aga täna ma räägin sulle, miks eriti juhul, kui su treeningule eeldatav ja järeldatav aeg on piiratud ja sa tahad näiteks säästa oma põlvi, mõistlik muuta masina kallakut ja lisada oma sportimisharjumuste sekka tõusva kaldega kõnd. Saamaks selgust selles, mida see kallak õieti muudab ja miks on kallakut tõsta mõistlik, võtame esmalt ette antud teadustöö, mille raames vaadeldi, kuidas muutub lihaste aktiveerumine juhul, kui tõsta kõndimisel lindi kallakut 0 kuni 9 kraadini, mis vastab siis 9 kraadi puhul ligikaudu 15,8% tõusule. Vaadeldud lihased olid erinevad reie eesmise ja tagumise osa lihased, suur tuharalihas ja säärelihased. Ja sellest tabelist näeme me, et kui tõsta kallet 0 pealt 9 kraadini, siis tõuseb kõigi antud piirkonna lihaste aktiveerumine hüppeliselt ja erinevate lihaste puhul suisa on, oleme ausad, uskumatud 136% kuni 635%. Enamike mainitud lihaste aktiveerumine muutub oluliselt suuremaks juba väga väikese, näiteks 3-kraadise kalde juures. Ja kalle ja kõndimiskiirus mõjuvad nii-öelda sünergiliselt, ehk siis suurem kõndimiskiirus tõstab aktiveerumist hüppeliselt. Me teame ka, et lihaste aktiveerumine tõuseb veelgi enam harrastussportlase jaoks ekstreemsete tõusude juures. Näiteks on see seos leitud kuni 39% puhul, aga see on juba selline vaariastiilis viktoriini vastus ja lisateadmine, sest päriselus meil ei ole sellega suurt midagi peale hakata, sest ma ei arva, et 31 kraadist oleks keskmisel inimesel mõtet tekitada või tegelikult isegi jõusaalis võimalik tekitada kõnnilindil. Samalaadselt lihaste suuremale aktiveerumisele tõuseb kaldkõnni puhul hüppeliselt ka energiakulu. Näiteks antud teadustöös leiti, et 5% kalde puhul kasvab energiakulu võrreldes tasapinnal kõndimisega keskmiselt 52% ja 10% kaldega koguni 113%. Mis tähendab lihtsamalt öeldes seda, et 10% kaldega kõndimine kulutab üle 2 korra enam energiat ja kaloreid. Võib-olla sa oled kuulnud treeningust nimega 12-3-30, mis oli eriti populaarne 2020. aastate alguses ja tegelikult seda kasutatakse päris palju ka praegu. Ja mis tähendab, et sa peaksid heal tasemel rasvapõletuseks seadma jooksulindile 12% kalde, sättima kiiruseks 3 miili tunnis ehk siis ligikaudu meie mõistes 4,8 kilomeetrit tunnis ja kõndima selle tempoga 30 minutit. Seda lähenemist on ka teaduslikult uuritud, näiteks selles teadustöös ja seal võrreldi 12-3-30 lähenemist vabalt valitud tempos jooksmisega juhul, kui energiakulu oli võrdne. Leiti, et kuigi vabalt valitud tempoga joostes kulutad sa sama hulga energiat ära natukene kiiremini, 30 minuti asemel nii umbes 23 kuni 24 minutiga, siis mainitud viisil kaldkõndides kulutad sa protsentuaalselt enam rasva ja vähem süsivesikuid ehk siis ütleme nii, et hea tahtmise ja väga suure optimismi korral võiks väita, et see loob kaalu kaotuseks natukene soodsama pinnase. Aga ma väga hüüumärki selle lause lõppu ei paneks. Küll aga ma paneksin hüüumärgi sinna lause lõppu, mis ütleb, et intensiivselt kaldkõndides kulutad sa sisuliselt samas suurusjärgus energiat kui joostes. Kaldkõndimine näib olevat aeroobse võimekuse treenimiseks väga efektiivne variant. Nii näiteks teame me, et kaldega pinnal kõndimine tõstab südame löögisagedust oluliselt rohkem kui tasapinnal kõndimine. Uuringud näitavad, et kalle 2% kuni 7% suurendab südame löögisagedust võrreldes
tasapinnalise treenimisega ligikaudu 10% ja juba 20%-lise kalde juures on hapniku tarbimine isegi võrreldav tasapinnal jooksmise sama näitajaga ja juhul, kui energia tarbimine on võrdne. Üks põhjus, miks antud aeroobse aktiivsuse vormi võiks eelistada, on see, et tõusva kaldega pinnal kõndimine on liigestele jooksmisest oluliselt ohutum. Vaata, asi on selles, et kui sa jooksed, siis mõjub su kehale ja sealhulgas ka põlvele koormus, mis on ligikaudu 2,5 kuni 3 korda suurem kui su kehakaal. Aga kõndimise ajal on teadupärast üks jalg alati maas ja see vähendab löögikoormust oluliselt. Kui sa oled noor oma parimates aastates sportlik inimene, siis ei tee see, kui sa oma põlveliigeseid joostes pidevalt põrutad, sulle tegelikult tõenäoliselt mitte midagi halba. Sest su põlveliigeses aktiveerunud kollageni tootmine ja muud positiivsed mõjud on tugevamad kui need väikesed negatiivsed mõjud, mis sellest tulevad. Kui sa aga oled juba kõrgemas vanuses ja tegelikult ka juba alates sealt 50-ndatest eluaastatest, siis võib olukord olla vastupidine ja ma soovitaksin pigem põlveliigestele koormust anda ja nende tervist ja funktsionaalsust parandada regulaarse lihastreeninguga jõusaalis, mitte aga pideva löögikoormusega. Kui me nüüd lihastreeningu juurde juba juhtumisi jõudsime täiesti juhuslikult, siis võiks ju ka küsida, et kas kaldpinnal kõndimine võib ka lihast kasvatada ja lihasjõudu suurendada. No meil ei ole ühtegi heal tasemel teadusuuringut, kus oleks otseselt uuritud kaldkõndimise mõju lihasmassile ja lihasjõule. Aga kui ma võtan kokku selle vähese, millest saab teha järeldusi, siis ma ütleksin niimoodi, et teatud juhtudel on see võimalik. Näiteks kui me paneme kaldkõndi tegema vanemaealised, mitte sportlikud inimesed, sellisel juhul on tõesti positiivne mõju olemas. Ka võib see meetod olla mõistlik siis, kui lihastreening on mingil põhjusel näiteks mõne vigastuse tõttu võimatu. Ja siis aitab see kaldkõndimine sul teoorias lihasmassi ja lihasjõudu säilitada või vähemalt negatiivseid protsesse aeglustada. Aga kui sa juba teed regulaarselt jõusaalis lihastreeningut, siis kaldkõnd sul lihasmassi ja lihasjõudu tegelikult ei kasvata. Küll aga aitab see sul väga efektiivselt ja ajasäästlikult parandada oma aeroobset võimekust. Ma kindlasti seega soovitan sul nii-öelda ülesmäkke kõndimine oma treeningutesse lisada. Ideaalis võiksid sa seda teha eraldi treeninguna, ent kui sa tahad seda ühendada lihastreeninguga, siis tee esmalt ära harjutused jõumasinate, kangi ja handlitega ja siis mine kõnni pool tundi või rohkem jooksulindil väikese või kui tahad, siis palju suurema kaldega ülesse. Üsna pikalt on arvatud, et kui sa teed koos lihastreeningut ja aeroobset treeningut, siis vähendab see mõlema treeningtüübi tulemusi. Aga eriti juhul, kui sa teed, nagu ma ütlesin, kõigepealt ära oma lihastreeningu ja seejärel teed siis kaldkõnni. Ja see kaldkõnd ei ole nüüd nii intensiivne, et sa pead pärast mitu päeva taastuma ja valuvaigisteid sööma, siis ei mõjuta see negatiivselt kummagi tulemusi. Üks oluline asi, mida ma tahan toonitada, on see, et kui ma räägin kaldkõndimisest ja selle positiivsetest mõjudest, siis ma pean silmas rangelt ainult nii-öelda ülesmäkke kõndimist. Allapoole suunas kalle kindlasti sama efekti ei anna ja ka tekitab see näiteks su põlvedele palju suuremat koormust kui tasapinnal kõndimine. No, teoorias ja paberil aitab alla suunas kõnd treenida lihase ekstsentrilist võimekust, aga päriselus ma ikkagi ütleksin, et selle võimekuse treenimiseks on olemas palju paremaid ja ohutumaid meetodeid. Jõusaalis näeme!